14. Daamid ja härrased, alustame volikogu istungiga. Loen ette päevakorra projekti, mis täna koosneb täpselt 8 punktist. Oma puudumisest on teada andnud volikogu aseesimees härra Pedak, kes liigub töölähetusel, ja samamoodi on teada andnud, et osaleb Monise vahendusel Karmen Kukk, kes on täna isolatsioonis ja kodus. Aga nüüd päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on määruse eelnõu Lavivere soojamajanduse arengukavast 2022-2032. Teiseks päevakorrapunktiks vallavaru avaldamine. Kolmandaks otsuse eelnõu Maaramaa külas asuva Suure Silla maaüksuse ja lähialade detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Neljandaks otsuse eelnõu nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks. Ja viiendaks otsuse eelnõu loa andmine halduslepingu sõlmimiseks. Kuuendaks otsuse eelnõu osalemine mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuse ühendus. Seitsmendaks otsuse eelnõu Urbak projekti Active Citizens raames koostatud Tartu valla avaliku valitsemise ja kaasamise tegevuskava heakskiitmine ning kaheksandaks informatsioon ning kohapeal allastatud küsimused. Austatud volikogu liikmed. Tervist! Austatud volikogu liikmed, palun andke siin ja seal lõppu, kes on niisuguse päevakorra kinnitamise poolt. Kohapeal on 16 kõik poolt ja veebis. Veebis on poolt 4 ja 1 ei ole hääletanud. Kas on vastu? Kas on erapooletuid? Kõik on poolt. Vastu erapooletuid ei ole, päevakord on vastu võetud. Läheme esimese punkti juurde, milleks on määruse eelnõu Lavivere soojamajanduse arengukava 2022-2032. Ettekandjaks on arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp. Palun, Tarmo. Tervist kõigile, et soojusmajanduse arengukava koostatakse siis asulatele, kus on kaugkütte piirkonnad. Ja Lavivere meil üks sellistest asulatest on. Tartu valla valitsuses me tegelikult oleme praegu tegelemas 3 piirkonna soojusmajanduse arengukavade koostamisega. Lavivere puhul oli see kõige lihtsam, kuna Laviveres lähiaastatel suuri muutusi plaanis ei ole. Et tuleme varsti ka lähte Aleviku kaugkütte piirkonnas soojusmajanduse arengukava ka volikogu ette ja oleme ette valmistamas tegelikult ka Kõrveküla jaoks arengukava koostamist, et võimaluse korral ka sinna kaugkütte piirkond luua. Aga nüüd Taviverest, et Tavivere Alevikus on selles mõttes asjad nagu selgemad, et kaugkütte piirkond on hakkepuidu katlamaja taga, millel on ka gaasivõimekus sellel katlamajal tipukoormuste puhuks ja arengukavas mingeid väga suuri ettepanekuid muudatuste jaoks ei tehta. Et arengukava kokkuvõtlikult tegelikult ütleb, et Taviveres tegutsev ettevõte Tavivere Soojusosaühing saab ilusti jätkata selle kaugkütte piirkonna majandamist. Ja siis nii-öelda soovitused on selles suunas, et kortermajad, mis kaugkütte piirkonnas
asuvad, aga täna veel ei ole tarbijad, et need võiks sinna võrku ühendada, siis järgmise ettepanekuna on see, et kortermajad võiksid tegelikult rekonstrueerida oma hooned, korteriühistud võiksid rekonstrueerimisega tegeleda ja samamoodi siis on ettepanek ka vallale, et omavalitsus samamoodi kaugküttepiirkonnas olevad hooned võiks rekonstrueerida, mis veel rekonstrueerimata on. Et arengukava käis ka avalikul väljapanekul, sealt ettepanekuid ei laekunud, et selles mõttes midagi sealt rohkemat ka ei tulnud ja komisjonid ka nii-öelda toetasid, et vallavalitsuse ettepanek ongi, et võiks soojusmajanduse arengukava kinnitada ja siis avalikustada selle valla kodulehel. Ja ühtlasi tunnistatakse kehtetuks Tabivere vallavolikogu poolt 2016. aastal vastu võetud määrus Tabivere soojusmajanduse arengukava 2016-2030 kinnitamise kohta. Aitäh! Aitäh ettekandjale! Austatud volikogu liikmed, kas kellelgi on ettekandjale küsimusi? Mina küsiks, et kuidasmoodi see rekonstrueerimise ettepanek siis soojamajanduse arengukavas, kas see kohustab kedagi millekski või kuidas ma sellele vaatan? Ta selles mõttes on soovitusena seal, et ega nii-öelda kohustust sellega kellelegi ei kaasne, aga jah, ta on soovitatav. Võib-olla on siinkohas paslik öelda ka seda, et vallavalitsuse poolt oleme korraldamas 29. novembril kell 17.00 Tabivere põhikoolis korteriühistutele infopäeva, kus tulevad rääkima KredExi inimesed sellest samast korteriühistute toetusmeetmest, rekonstrueerimise toetusmeetmest ja tulevad rääkima Päästeameti inimesed korteriühistute kriisivalmiduse parandamise teemadest. Kutsun kõiki osalema. Aitäh, midagi sellist ma kuulda tahtsingi. Kuule, mida on arvanud asjast komisjonid? Majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetas eelnõud ühe. Aitäh. Ja juhtivkomisjoniks selle teema juures arengu- ja planeerimiskomisjon. Tõnu. Arengu- ja planeerimiskomisjon toetas seda ühehäälselt. Austatud volikogu, asume hääletamise juurde. Palun andke märku, kes on antud määruse vastuvõtmise poolt. Saalis on kõik 18 poolt ja veebis. Ka veebis on kõik 5 poolt. Kõik on poolt, vastu erapooletuid ei olnud. Otsus on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on vallavara omandamisega ja siin on ettekandjaks vallaarhitekt Ülle Nõmmaja. Palun meile. Volikogu. Selle aasta juulis kehtestasime detailplaneeringu, 2 detailplaneering, mis nägi ette siis 3 üksikelamu rajamiseks siis ehitusõigusi. Ja selle planeeringuga tekkis vajadus ka moodustada 3 transpordimaa sihtotstarbega projekti. Iseenesest on tegu väikeste juppidega, alla 1000 ruudused on need kõik. Et siis üks transpordimaa siilukene on vajalik Leevärava tee enda laiendamiseks, et anda ruumi juurde, et hetkel on selline kitsas kruusatee, aga tekivad uued inimesed nendele kruutidele ja hakkavad maju ja aegu ehitama, et siis tulevikus mured lumelükkamisega, et siis veidi laiendame siis seda Leevärava tee koridori. Ja lisaks on üks suur projekt nagu Idaringte projekt, mis nii-öelda sellesse planeeringualasse siis nurkapidi sisse jooksis ja siis Idaringte
väljaehitamiseks, siis kunagi tulevikus on vaja seal 2 sellist riba veel juurde. Ja planeeringu raames sain ilusti kaubale selle kinnistuomanikuga, et need tükid siis tuleks tasuta Tartu vallale üle. Mingit ehituskohustust siin hetkel kaasneda. Aitäh ettekandjale. Austatud volikogu liikmed, kas kellelgi on küsimusi? Kui mitte, siis kuulame taas komisjone. Palun, arengu- ja planeerimiskomisjoni Tõnu. arengu- ja planeerimiskomisjon oli poolt ühehäälselt. Suurepärane, aina head uudised. Aga siis hääletuse juurde. Austatud volikogu liikmed, palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. kõik 18 koha peal poolt ja veebis. Ka veebis on kõik poolt, kõik 5. Kõik on poolt, vastu erapooletuid ei olnud, vastu võetud. Järgmise päevakorrapunkti juurde. Varamaa külas asuva suure Silja maaüksuse ja lähiajal detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Kaasettekandjaks siis vallaarhitekt Egle, palun. See otsus on nüüd pikema ajalooga. 2006. aastal on Varamaa külas suure Silja maaüksusele algatatud detailplaneering. Algatamise eesmärgid olid omal ajal suured. Tükk asub Varamaa külas siis rannatee ääres ja külgneb ka Emajõega. Oli plaan sinna tekitada väike elamute grupp, aga millegipärast omanik ei ole kõigi nende pikkade aastate jooksul väga aktiivselt selle planeerimistegevusega tegelenud. Me oleme mitmeid kordi pidanud kirjavahetust temaga ja üritanud nagu märgitada, et see inimene võtab siis ja viib oma plaanid ellu või siis loobub. Vahepeal isegi tundus, et ta võib-olla liiguks edasi nende asjadega. Aga siiski selle aasta suvel tegime veel ühe suhtlusringi ja ta siiski andis siis teada, et ta ei soovi enam selle planeeringuga edasi minna. Ja siis selle põhjal ongi siis meil valmistatud ette selline otsuse eelnõu, et see planeeringu menetlus ära lõpetada. Et edaspidi hetkel siis kehtiv üldplaneering lubab talle, aga siin tegu on nii suure tükiga, et ta võib ilma detailplaneeringuta sinna mõne maja liiduda, ilma menetlust läbi viima. Selline on see taust selle. Aitäh, Egle. Kas kellelgi on küsimusi antud teema suhtes? Kui mitte, siis taas arengu- ja planeerimiskomisjoni laual on see otsus käinud. arengu- ja planeerimiskomisjon toetab eelnõud ühehäälselt poolt. Suurepärane. Sellisel juhul asume hääletuse juurde. Palun andke käega märku ja nupuga teisel pool ekraani, kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt. koha peal kõik 18 poolt ja veebis ka kõik 5 poolt. Vastu erapooletuid ei olnud. Otsus on vastu võetud. Edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on järjekorras juba 4. mul tuleb kandmine kinnitusvara võõrandamiseks ja ettekandjaks sõnavõttu Tarmo Raudsepp. Palun, Tarmo. Tartu vallavalitsus on saanud endale pärand Varamaa ja korteri, mis asub Otsava külas, Kaasiku kortermajas. Ja valla tegemisteks meil seda korterit mõistlik pidada ei ole, sest asub see kortermaja kohas, kus ühistransporti ei ole lähedal. Seetõttu ta sotsiaalkorteriks väga hästi ei sobitu. Lisaks meil üks korter selles majas juba on
mis tähendab, et ka kortermaja jaoks kahe sotsiaalkorteri olemasolu oleks natukene liig. Ja tegemist on ahiküttega korteriga, et seetõttu ka lisaks, juhul kui seal kedagi sees ei ole, siis oleks päris keerukas korraldada selle kütmist ja asju. Vallavalitsuse ettepanek on müüa antud korter oksjoni korras, nii nagu me kinnisvara müünud ikka oleme, ja määrata selle müügi alghinnaks 4500 eurot. Et me ei ole antud korterile teinud hindamist seetõttu, et 2019 aastal me samas kortermajas üle korteri müüsime, sarnase korteri, ja tolle müügihind oli enam-vähem sama, 4600 vist on müügihind. Et seetõttu võiks alghinnaks 4500 eurot olla. Ja rohkemat ei oska, aitäh. Aitäh, Tarmo. Kas kellelgi on ettekandjale küsimusi? Kui mitte, siis majanduskomisjon teemat menetlenud seda kokku. Milline on majanduskomisjoni seisukoht? Majanduskomisjon näetas ja küsisime küsimusi ja selle vastuseid ja argumendid olid tõsiselt võetavad, miks selline hind ja miks võrrandada. Hääletasime kõik selle poolt võrrandada. Aitäh, Rauno. Austatud volikogu, asume hääletama. Palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal 18 poolt ja veebis on 4 poolt ja 1 on vastu. Erapooletuid ei olnud. Otsus sellegi poolest vastu võetud. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on loa andmine halduslepingu sõlmimiseks ja ettekandjaks sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev. Jah, et sotsiaalhoolekande seadus on andnud kohalikule omavalitsusele ülesandeks võimaldada sotsiaaltransporti siis puuetega inimestele, nii lastele kui täiskasvanutele. Ja sellepärast me peame seda tegema, et varasemalt oleme osutanud seda niimoodi, et meie enda koduhaldustöötajad on siis inimesi vedanud, siis tuli meil 2 aastat tagasi siis Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega uus projekt, kus me siis võimaldasime siis inimestele sõitu rohkem, et siis niisugune taksoteenus ja eriautode teenus ja selline asi juurde, et sealt siis meil oli oma osalus ainult kogu hinnast 15%. Nüüd on see projekt läbi ja peame siis selle kohustuse võtma ise endale täies ulatuses. Ja mõistlik oli, et siis kõikide teiste Tartumaa omavalitsustega, välja arvatud Tartu linn, koos siis ühishankesse minna. Hanke toimus ära, et vald andis loa siis osaleda selles ühishankes ja vastus tuli sealt siis see, et kilomeetri hind on 1,59 pluss käibemaks ja selle arvestusega siis tuleks siis seda teenust võtta, kui volikogu annab loa. Taustaks siis nii palju, et kliente on siis eakaid, puuetega inimesi 63 sõidab päris palju, niisuguse avaliku teenuseid haiglasse või taolisse kohta ja lapsi sõidab siis 16 last igapäevaselt kooli. Ja need kilomeetrid on üldiselt võrdsed, et lapsed sõidavad pool sellest kilometraažist ja täiskasvanud teise poole. Ja on siis võimalus, et see projekt kestab siis 48 siis kuud. Ja hind sisaldab kilomeetri maksumust ja siis sellist liikmemaksu, millest kaetakse siis IT-kulud, dispetserikulud ja muud sellised logistika küsimused ka, et logistik sealt siis
vastab kõnedele, lepib inimestega kokku ja ütleb, kuna see sõit toimub. See on minu poolt kõik. Aitäh, Anne! Palun küsimused? Jaajo. Lepingu pikkus 48 kuud. Alguses te ütlesite hind koos käibemaksuga. Kõik see hind kehtib 4 aastat. Ei, seda saab, me saame jooksvalt ümber hinnata, ei kehti. Nii, kes seda jooksvalt ümber hindab? Kui tohib, ma võitan vastata, et see hanketingimuste kohaselt vaadatakse hind üle ja korrigeeritakse lähtuvalt tarbijahinnaindeksist. Tehakse seda 2 korda aastas. Ja eelmine kord oli ka muutus, eelmises projektis ka. Palun veel küsimusi? Kui rohkem täpsustavat küsimusi ei ole, siis kuulame, mida on arvanud sellest komisjoni. Kõigepealt kuulame majanduskomisjoni. Rahul, palun. Jah, majanduskomisjoni näetada. Üks meile oli kaks mis kõlama jäi. Esiteks on see, et hea on tunnistada, et teemad on nii hästi käima läinud, et seda kasutatakse. Ja meie jaoks palju tõsisem kulu, ehk siis hind, mis maksab kilomeetrid ja kui tihti või palju seda muuta saab. Sellise puolest komisjon ühehäälselt oli eelnõu poolt. Aitäh majanduskomisjonile ja kuivõrd juhtivkomisjoniks siin juures oli sotsiaalkomisjon, ent parlamendit täna pole, palume äkki sind, Helin, valgustada neid. Sotsiaalkomisjon kuulas väga ära, meile andis ülevaate vallavanem, nii me saime kõik küsimused ja vastused selgeks ja kõik hääletasid. Kõik olid nõus. Suurepärane, aitäh Helin. Austatud volikogu liikmed, asume hääletuse juurde. Palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on kõik 18 poolt ja veebis. Kõik 5 poolt. Kõik poolt, vastu erapooletud ei olnud. Otsus on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, järjekorras 6. on osalemine mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuse ühendus. Ja taas ettekandjaks Anne, palun. Jah, et ettepanek oleks selline, et liituda siis Eesti Avatud Noortekeskuse ühendusega niimoodi, et kõik 4 noortekeskust, mis meil olemas on, saaksid seal laua taha oma häälega. Ja liitmise mõte puhtalt selline arengu küsimus, et sealt nad saavad koolitusi, sealt me saame siis niisuguse logistika, niisuguse andmebaasi, kus siis meie noored, kes noortekeskusesse tulevad, registreerivad ennast sisse ja kui nad lahkuvad, registreerivad välja, me saame parema ülevaate, kes ja millal käib, et siis noortekeskusega tegevusi koos planeerida. Ja siis ollakse ka nendele noortekeskuse juhtidele niisuguseks psühholoogiliseks abiks, et kui nendel on mured, et kuidas neid asju lahendada. Lühidalt sellised asjad. Ja maksab see siis 200 € ühele noortekeskusele aastas. See on kõik. Aitäh, Anne. Kas on kellegi küsimusi? Kui mitte, siis kuulame ära komisjonid. Kõigepealt palun hariduskomisjoni. Jah, hariduskomisjon ei olnud küll juhtivkomisjon, aga sellegipoolest vaatasin väga põhjalikult seda. Ja leidsime, et see on väga vajalik ja kõik komisjoni liikmed olid ühehäälselt poolt. Aitäh. Ja juhtivkomisjoniks sedakokku kogukonna ja kultuurikomisjon selle teema juures oli. Aune, palun. Jah, meie ka vaaglisime poolt ja vastu argumente, aga kuna kõik 4 noortekeskuse juhatajad nagu olid nõus sellega ja soovisid seda, siis meil ei olnud ka selle vastu midagi, kuna ka eelarve on noortekeskustel enda sisse kirjutatud.
nii et kõik olid ühehäälselt poolt. Rõõm kuulda. Asume hääletuse juurde. Austatud Riigikogu liikmed, palun andke märku, kes on antud otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal 18 kõik poolt ja veebis. Neli poolt, üks vastu. Erapooletud ei olnud, otsus oli poolest vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, seda kokku 7. Urbaki projekt. Active Citizens raames koostatud Tartu valla avaliku valitsemise ja kaasamise tegevuskava heakskiitmine ja ettekandjaks arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp. Palun, Tarmo. Tartu vald osales 2019 aastast kuni käesoleva aasta keskpaigani ühes rahvusvahelises projektis, mille nimetus on Active Citizens. Seda korraldas Urbak büroo. Tegemist on Euroopa Liidu rahastusega, kus läbi rahvusvahelise kogemuste vahetamise otsitakse lahendusi probleemidele, mis on ette tulnud linnalistes ja linnalähipiirkondades. Et Tartu vallana me üks linnalähi piirkondadest oleme, seetõttu osaletud sai projekti sisu oli siis leida viise elanikkonna paremaks kaasamiseks valla tegemistesse, paremaks informeerimiseks. See teema tegelikult muutus aktuaalseks peale valda tühinemist, kuna nii-öelda inimeste harjumused olid natukene teistsugused meil ja seetõttu see tundus ka oluline teema, millest nii-öelda kogemusi otsida. Projekti raames loodi Tartu vallas üks juhtgrupp inimestest, kes soovisid teemas kaasa rääkida ja selle juhtgrupi inimesed käisidki nii-öelda kogemusi omandamas mujal, käisid ka teiste koostööpartnerite inimesed meil siin Tartu vallas tutvumas, kuidas meil kõik see asi on. Kokku oli seal 8 projektipartnerit 7 erinevast Euroopa Liidu riigist ja siis projekti tulemusena valmiski tegevuskava, et kuidas Tartu vallas võiks asju edaspidi teha. Et need tegevuskava ettepanekud on lisana siin dokumendil kaasas, et see tegevuskava nii-öelda ütleme, et tegevuskava on nagu suunised, mida nii-öelda Tartu vallas võiks tulevikus teha, kuhu võiks rohkem panustada, et meil valla elanikkond oleks rohkem informeeritud omavalitsuse tegemistest, samamoodi ka nii-öelda valda juhtivad inimesed saaksid paremini infot elanike käest kätte ja kuidas seda valla juhtimist üheskoos paremini võiks teha. Et see tegevuskava ettepanekute heakskiitmine vallale meil otseselt mingeid kohustusi kaasa ei too, ei tegevuskohustusi ega eelarvelisi kohustusi. Tõsi nüüd, kui nende ettepanekute pealt hakatakse mingeid tegevusi ellu viima, siis nendega võivad kulud kaasneda. Sõltub, milliseid tegevusi täpselt tahetakse ellu viia. Ja ei tea, rohkem vist ei oska väga praegu rääkida, et aitäh minu. Aitäh, Tarmo. Palun küsimused. Mina küsin, et kes siis vallavalitsuse poole pealt on see, kes hoiab tegevuskava silma peal ja tuleb esile ettepanekutega
siis ikkagi, kui nüüd tegevuste juurde konkreetselt jõuame, et kas ühte, teist või kolmandat tegevust siis ellu viia? Ma isegi ei ütleks isikuna seda, mõni osakond? Pigem arendusosakond on see, kes sellel silma peal hakkab pidama ja tõsi ta on, et tegevuskava ettepanekud ju seda nagu tähendavadki, et nii-öelda võib öelda, et töö on pooleli, sest hulk ettepanekuid on tehtud, aga neid tuleks ellu ka viia või vähemalt mingi osa neist ja seetõttu lähevad tegelikult tegevused edasi. Aitäh! Kui rohkem küsimusi ei ole, siis kuulame, mida nõuavad komisjonid. Hakkame pihta. Aune, palun! Kuna meil komisjoni oli seekord kutsutud Tarmo Raudsepp, siis me saime igasugustele küsimustele vastuseid ja me leidsime, et on hea mõte see töö, mis nad siiamaani on teinud, heaks kiita ja ka see tegevusplaan heaks kiita, mis tulevikus on ja tegelikult on sinna inimesi veel juurde tarvis nagu, et oleks tore, kui liituksid, nii et igati toetame eelnõud. Aitäh! Sotsiaalkomisjon, Elin? No meie ikka jahusime täitsa kaua selle kallal, aga lõpuks saime ikka aru, et lasta olla ja kõik hääletasid poolt. Aitäh! Hariduskomisjon? Jah, hariduskomisjon arutas ja leidis, et see on vajalik ja tänud. Majanduskomisjon. Revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon seda teemat arutas küll eelmine kord juba, aga arutati nii ja naa ja leiti, et ühist otsust vastu ei võeta ja jäeti kõigile demokraatlikult vabadus otsustada iseseisvalt, kas kätt tõsta või mitte. Suurepärane. Demokraatia võidu kõik on. Läheme arengu- ja planeerimiskomisjoni otsuse juurde. Komisjon toetab ja kõik poolt. Kõik poolt. Kõlab seda kokku järjekordselt nagu peaks suluma hääletuse juurde. Austatud volikogu liikmed, palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal 16 poolt, veebis on 3 poolt, 1 erapooletu. Ja Varmo ei ole hääletanud. Küsin igaks juhuks üle, kas keegi on vastu? Tundub, et mitte. Otsus erapooletuid? No. 2 erapooletut. 2 erapooletut. Sellega poolest otsus on vastu võetud. Head volikogu liikmed, oleme jõudnud tänaseks viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on informatsioon, vahepeal arutatud küsimused või vaba arutelu. Kasutan võimalust ja haaran initsiatiivi, leppimaks kokku teiega järgmist volikogu istungi kuupäeva ja kellaaega. Ettepanek järgida siis kokku lepitud ning koguneda istungiks 3. kolmapäeval detsembrikuus, milleks 21. Kellaaeg 16.00, vabandust, 16.00 ja miks mitte koguneda siinsamas jääkeskuses. Okei, kõigil kiires.
kellel on teemasid lauda tuua? Kui tohib, Jah, siis ma lihtsalt annaksin informatsiooni, et täna laekus vallavalitsusse üks hea otsus, et Tartu vald sai toetust Kõrveküla vallamaja rekonstrueerimiseks summas 651 677 eurot. Et see energiatõususe projekti taotlus, mis kevadel kuskil volikogu andis meile loa selle esitamiseks, sellega on hästi. Suurepärased uudised. Ja teine informatsioon on see, et vallavalitsuse poolt tegime ära laeva Valma-Otsa kergliiklustee riigihanke. Ma ei saa täna öelda seda, et kes osutus edukaks ja mis lõppsumma oli, sest see nii-öelda seis ei ole veel nii kaugele jõudnud, aga saan öelda seda, et oli 14 pakkujat ja need kõik olid soodsama maksumusega kui nii-öelda meie poolt hankele pandud piir. Ehk ka selle ühinemislepingu viimase sabajupi saame ära valitud. Aitäh! Kas on kellelgi veel midagi head rääkida? Palun, ole. Kolmas hea uudis tegelikult puudutab ka ühte meie pikka sellist strateegilist plaani ja see käsitleb siis Raadi hariduskeskuse. Mäletatavasti toimus Raadi hariduskeskuse e-võistlus ehk siis arhitektuurivõistlus. Osalus oli väga suur, laekus 12 tööd. Mina ei tea täpselt kellelt. Ma tean nii palju, et 10 on Eesti arhitektuuribürood ja 2 on väljastpoolt Eestit. Eile oli žürii, mille me siis koos Arhitektide Liiduga olime moodustanud, oli koos 5 ja natuke rohkem 6 tundi peaaegu kulus nende tööde läbivaatamiseks ja selleks, et siis kõik 5 preemiat ka ära otsustada, selle hulgas siis ka peapreemia. Nüüd selle asja avalikuks tegemisega peab veel natuke kannatama. Arhitektide Liidul on omad sellised protseduurid, et kuna miski asi saab nagu juhtuda ja seda nüüd, kes selle töö taga on, mis võitis ja mis teiseks jäi, mis kolmandaks jäi, seda me saame teada siis, kui selline nii-öelda pidulik sündmus toimub. Peaks see toimuma detsembri 8.–9. aega veel täpsustame, sõltuvalt sellest, kuidas nii-öelda võitnud märgusõnade taga olevad autorid saavad kohale tulla ja vahepeal tegelikult teeme ka sellise nii-öelda publiku lemmiku vooru ehk et need tööd lähevad avalikustamisele ja antakse võimalust ka inimestel nii-öelda oma lemmikke valida. Aga Arhitektide Liidu reeglid on sellised, et selle lemmiku saab valida siis, kui žürii on oma töö lõpetanud. Et nüüd jääbki selline interreegnum natukene, kus saame avalikkusele neid plaane tutvustada ja väikest selles mõttes ka intriigi tekitada, et ikkagi ka tekib selline publiku hääletus ja lemmik. Ja siis kuskil detsembri alguses on võimalik need pakkujate siis nimekaardid avalikuks teha ja siis me saame minna keskusede 11 kinnistu detailplaneeringuga edasi, et siis selle kinnistu peale saaks kool, lasteaed ja spordihoone ja raamatukogu rajatud. Ja meil täna ei ole praegu. Minu poolt nii. Aitäh! Alo! Ma mõtlesin tänavaks enne küsida, et see Tabivere lasteaia seismisel oli mingi hankeaeg või? Riigihange on hetkel üleval, tähtaeg 21. november. Jah, see nihkus seal küsimuste vastute voorus edasi. Tõenäoliselt ei nihku enam edasi, sest täna on see aeg juba täis, kus küsimuste vastused on kohustuslikud.
aga tundub, et huvi on suur. Ma just tahtsingi seda küsida, et kuidas huvi on. Aitäh. Jah, Aivar, palun. Vallavanem Jarno Laur viis jutu Raadile, siis ma küsiks Raadilt edasi, et vastavalt hoonestusõiguse lepingule alustati eelmise aasta lõpus Raadile hoolekandeasutuse kooli ja lasteaia ehitust ja aastaga alguses küsin Jarno käest, et kaugel ehitus on, ütles, et sisuliselt ehitus käib. Kui kaugele täna on ehitusega jõutud? Nii palju kui mina tean, siis on tööprojektid valmimisel ehk ehitus selles mõttes käib paberi peal, aga ta käib. Kas paberi peal ehitust saab lugeda ehituseks seaduse mõistes? Ma ei oska selles mõttes öelda, sest ma ei ole praegu lahti ehitusseadust, aga fakt on see, et ilma põhiprojekti najal ehitada ei saa, selleks on vaja tööprojekte. Täna tööprojektide koostamine käib, selles mõttes see protsess liigub ja kui vaadata nagu laiemas kontekstis, siis liigub õiges suunas selles mõttes, et ka meie enda need ehitused, mis me teeme paberi peal, oli mõistlik teha selle aasta jooksul ja koppadega möllata järgmisel aastal, sest nii on lihtsalt soodsam. Eks eraomanikel on ilmselt täpselt samad kaalutlused. Aitäh, kas kellegi veel küsimusi? Evi? Et ma ikka küsiksin, et mis sellest lähtekoolist saab? Kas ehitus läheb ja käima ja mis seal edasi üldse toimub? Lähtekooli ehitamine ka käib. Selles mõttes, et lähtekooli projekteerimise leping on ju meil sõlmitud, projekteerimise tähtaeg peaks olema veebruarikuu järgmine aasta, projekt järjest valmib, seal me jõuame tegelikult põhiprojekti staadiumisse ja mõned osad teeme tööprojektiks ja siis enamus sellist nagu tööprojekti staadiumit, mis on lihtsam, on siis ehitaja hanke mahus. Nüüd veebruariks peaks meil maja ja lähialade maht olema projekteeritud, siis ta läheb ekspertiisi. Ekspertiisihange ei ole veel üleval, peaks kohe üles minema. Nüüd üks keeruline asi on veel. Järgmine aasta meil on soov ehitada Lähtel spordihoone juurdeehitus, kuna seal tekib üks logistiline probleem. See projekt, mida hakkame ellu viima, on selline, et C-korpus, B-korpus ja A-korpus sisuliselt kukuvad nii-öelda sellest õppeprotsessist ära, sest need on nii suured ümberehitused, mis seal on vaja, et jääb ainult C-korpus, kus saab siis rakendada nii-öelda neid ruume, mis seal on, ilmselt kahes vahetuses. Ja meil on vaja manööverpindu veel, et klasse ära paigutada. Selle tõttu järgmine nii-öelda päris kelludega ehitamine on siis see, et spordihoone peaks saama 3 saali juurde, mis lähevad siis kasutusse kui manööverpinnad siis klasside tarbeks, koos siis ma ei tea seal pealike ruumi ja mingite ruumidega veel. Ja siis, kui meil see on valmis, me tekib võimekus nagu päriselt ehitushankesse minna. Et natuke peab veel kannatama, aga projekti mõttes liigume õigusega lõppu suunas praegu. Nii, kas on veel küsimusi? No ma küsin, et kui juba siin Jarno Lauri jutt läks spordi peale, et siis eelmine nädal oli laevas laevaraamatukogu 150. juubel, väga ilus ja pidulik ja meeldiv, siis seal endine laeva vallavanem Jüri Mets oli väga rahulolematu laeva spordihoone kasutamisega ja palus, et vallavanem Jarno Laur siis lahendaks need probleemid, et selle kasutuse suhtes, kas nendega on jõutud kuskile maale? Mina võin nii palju öelda, et Jüri Mets 5 korda nädalas trennis käib seal spordihoones. Ehk see reedene trenn on tal koos korvpalluriteks samal ajal.
jah, nii on, et selles mõttes see laeva kohapealne värk on ka nii, et ega mingi eneseregulatsioon peab seal toimuma. Et eelmine süsteem oli selline, et võtmed olid peaaegu igal spordihuvilisel, sellega kogukond rahul ei olnud. Et nüüd, kui see kasutus läks veidikene nagu karmimaks, oli jälle mure. Aga noh, mulle vähemalt see konkreetne, ütleme, Jüri probleem on, nii palju mina tean, maas, 5 päeva nädalas ta saab trenni teha ja kõik oma neid filosoofilisi traktaate sinna juurde mõelda. Aitäh, Aivar, said sa vastus? Sain. Kena. Aga veel küsimusi, häid uudiseid sekka. Kui seda kokku mitte, siis tõmbaks istungile joone alla ja pärast seda annaks sõna Aunele. Austatud volikogu liikmed, istung on lõppenud. Tere!